leiutatud Käsmus. Leiutatud Käsmus ja... Ülo Vinter on autor. Ahaa, Ülo Vinter, jah. Ta oli purje, ta vist võttis tõmmas naised tagasi moodi linna ära ja pani siis oma Bella paadile peale ja liigub küll. Ja liigub näed. Ega ta palju ei liigu, aga Svert on, tegi Svineerist Sverdi ka oli kõigepealt sisse ja... Ahah. Ja läheb küll vastu keeletega. Ta on suur, teine kui ta läheb niimoodi, et läheb aerudega välja, siis tuleb jälle tagasi ja annab. Või läheb purjega välja, tuleb aerudega välja. Oma purjetuse fänn. Aga noh, jonnis ja jonnis, aga tema peab omale purjepaadi saama ja ära tegi. Ja. Vennas läks mul tema Tallinnasse juba oma lähevaga. Söögis hakkab tulema ja ta kardab teda torgi ka tuleb peale. No muidugi, aga siin kui... See suvi on küll täis sile. No see suvi on arvudune suvi. Aga siin Nord kosti sõnuleks selle, kui isse tuleb, siis ei ole siin nalja, jah. Või Nord osti ei olegi. Tead, mis on huvitav, siin on Rootsi kuningaegne sild põhjas. Vaata, kui see poi on, see peaaegu sinna poini tuleb välja. Ja see oli siis, kui Narva lahing oli, siis see Karl 12 sõjamoon oli tulnud siia. Ja 12 hobusega nad olid läinud siis seda siit lind Narva. Nii et see on üks meeter maad vee all ja täna vasta veel vähem kui meeter, eks ole. Ta oli kastidesse pandud kivid, eks ole. Ja see on nüüd laiali vajunud. Ja see siis kaitses omal ajal kaitses selle... Ja sa kuuled ette, ta kaitses kõigi eest. See nurga taga oli, eks ole, nii ise idatuult kaitses ära, otsas on 4 meetrit sügavust. Ja kui faanast, kui suured need laevad olid, eks tulid siia varju. Ja teie laevukene seisab ka seal nurga taga ja kaitseb ära küll või? Jaa, ikka kaitseb ära küll. See on nurk. Muidu talvitumiseks oli siin lahepõles käisid. Siin on täitsa majaka nurk ka ees. Siis oli nõuke sopi see. Seal on madal ilmselt. Aga see, saada sild taastada, see oleks täitsa huvitav. Siis oleks ikka saaks siia natuke varjulisi tulla. Aga nüüd on see sadama ehitus on nii kallis asi. Ja naabri mees ehitas mul Bergi sadama ja heiti head. Jah, ma räägin televiisoris kui nad seal vestlesid ettevõtlikud mehed. Ja kuidas Bergi sadam praegu töötab kenasti ja korralikult? Nad olid 1 kuuga, said rohkem laevu kui paati, kui tuli sisse kui möödast aasta jooksul. Tõesti, jah. No ikka, eks ta hakkab tulema. Ja ega siit kaugemal enam ei olegi peatuskohta, siin polegi lahtine meri. No Kundas on sadam, aga Kundas ei ole jahti midagi teha ja seal ei ole midagi vaadatagi. Et see sissesõidu koht, see oli kõige sügavam laht, eks ole, nii et maa sisse tuleb. Kuule, aga soomlased, kuna ütleme siia tulevad oma jahtide kaadritega, kas nad teavad ka selle Käsmu merenduslikku nagu minevikku ja teavad, et ta oli eelmisel sajandil siin Põhjaranniku suurim rannaküla ja... Kahte sorti inimesed on Bergis kuus ikka, kahte sorti mehed on. Osa tulevad siia ja nad ei saa suurt enne kaineks kui ära sõitma, siiski veel. Aga teine on niisugused, tulevad kaldalu ja neil on ikka oma kultuuriprogramm ja kohe käivad, ikka Bergis tulevad siia muuseumisse ja tulevad iga aasta, eks ole, ta tuleb jälle uuesti, mis on uut ja nii et on erinevaid. Ja nüüd rootsasedki on kurtnud, et viimasel ajal ikka mere peal see joomine läheb ikka moodi järjest ja järjest rohkem, aga see on ka nüüd, kes on klubi liikmed, mingi jahtklubi, seal on mingisugune tasemevahe ka. Nemad peavad ikka seda, et väike lipu tõstmine või lipu allalaskmine ja siis tuleb ikka muuseumis käik ja läheks pärast pidulikule söögile ja niisugused, on erinevad inimesi. Kuule, kas sina oled nüüd ainus, kes Käsmus seda vana merendust aitab siin nagu kanda ja uurida ja eksponeerida. Kas sa oled nagu Robinson siin üksikud saarel või on sul siin niisuguse inimesi, kellele toetada, kellega nõu pidada, kes moraalset tuge sulle annavad ja palju sul niisugust tuge siin üldse on? Ega koha peal ma ei ütleks, et seda palju on. Ei ole palju. Jah, ma teen siin ainult 8 teeme seda asja, aga see tugi mul on olemas ja täna aasta ma tahaks natuke isegi seda vormistada juba selgemalt sõprade ringina, nagu muuseumi sõprade selts või ring, eks ole. Ja need inimesi on päris palju ja neid on isegi võib öelda üle maailma. Selles mõttes, mul on siin väga head niisugused, kes iga-aastased töötajad ja asjaajajad, kes mul paljundavad asju ja nüüd saab meil ka paljundada, siin oli mõne aasta tagasi midagi. Ja materjali saadavad mulle Saksamaal saadetakse ja Soomes saadetakse ja Ameerikast mulle kapten Leelov tõi näiteks oma kanalomeetri mulle kiviks. Nii et on selline grupp, aga see on nagu organiseerimata siiamaani olnud. Nüüd on ta nagu tõesti vormistada sellise kujuna lausa
siis on Anto Raukas geoloog, eks ole, sest Käsmul on nii mitu tahku. On see loodusteaduslik tahk, on bioloogia, siis see geoloogia, merendusajalugu, eks ole, siis on siin see salakauba vedamise omad asjad ja need on see tahkus nii palju ja minul ongi taktika. Mis riigist inimene tuleb, me räägime sellest, mis siis selle riigiga seotud on. Seda sidet on ikka nii palju. Kui 62 kaptenit seda jõudis, nad jõudsid kõik kohad läbi käia. Nüüd olid jaapanlased olid siin summamaadlejad. No ma näitasin paki Jaapani pilte neile, mis mehed on toonud Jaapanist, eks ole. No teatud üllatus ja üllatab see, et ta ei tule nüüd Eesti asja uurida. Teda huvitab see, mis Eesti ja siis selle kontakt on, eks ole, siis teeb asi huvitava. Ja niisuga takti on küll. Tuli Itaaliast oli siin, Ahto Valteri, üks Ahto poistest oli Valteri poistest oli itaallasega abielus. Need kontaktid on see, et alati püüan siis näidata ka Euroopa kaardi peal seda asja ja muidugi see sõprade ring on väga vajalik ja ma loodan, et teen sullegi see ettepanek, et sa oled üks ka niisugune, kes mul meremuuseumis peaks keegi olema ka, kes spetsialistina, eks ole. Ja ma arvan ka, et ega meil infot vahetada üksteisega on millest rääkida. Kuule, kas sa rääkis 62 kaptenit, mida sa silmas pidasid? Tegelikult Käsmu merekoolist läks ju välja vist 92 või oli see 94 koguni kaugusel. Ja, ma mõtlen, et Käsmu meestest. Käsmu mehed. Käsmu 100 perekonnast on 62 kaptenit. Ma seda ütlen, see on nüüd maailma rekord, eks ole. See ei ole Käsmu ainuke maailma rekord. Tänavast ma olen nii uhkeks juba läinud, et Käsmus on kindlasti 100, või mis 100 maailma, ma seda ütlen tulevasta kindlasti, 10 maailma rekordit. No vennast võib näidata 3 medalit, eks ma küsisin eile käest, et tema käest mitu maailma rekordit sul on, ta kehitab võlgu ja eks peab seda asja uurima ja välja selgitama. Paljud on neid on, aga nii on see Ahto Valteri sõit, eks ole, seda võib ju ikkagi, see oli maailmatasemel sündmus. See oli maailmatasemel sündmus, vaidlematult. Ega see Tormilindki ei olnud rohkem, kui oligi maailmatasemel laev selles mõttes. No see allveespordi rekordid, ma mõtlen lennamad ja see 62 kapten ja nii koguneb ja ega ma kelkimisest ei väsi, eks ole. Ja tuleb kelkida. Ei, kuule, vaata, ma käisin just nüüd Saaremaal, olin Saaremaa merepäevadel. Toredad päevad olid, väga sisukad ja suur programm oli ja kõik tore. Ja see oli üles ehitatud selleks, et Saaremaa merendus väsib ja vajub ära ja merekultuur muutub autokultuuriks ja milleks tahes, igatahes merekultuur Saaremaal on allakäigu teel. Kuidas siin Käsmus on, sina oskad kõige paremini seda öelda, kas siin see aura on, see merenduslik aura, et ta oli niisugune vana sadam ja vana laevameistrite ja laevaomanike kaptenite dünastiate niisugune kodukoht ja kas inimesed teadvustavad seda enne enesele või on see kõik kuskil kauge minevik ja keegi peale sinu sellest siin palju ei, selles mõttes on küll, et see teadvuses on olemas inimestel. Ja ma mäletan, kui ükskõik mingi sünnipäev, mingi üritus on, siis see jutust, see ikka selle ükskõik missuguse kokkusaamisel tuleb see jutuks, et millises laevas ja kes sõitis ja kas minu isa või tema see ja millise laeva omanik, eks ole. See on nüüd Käsmule niivõrd igiomane, et see laeva jutt ei saa üheltki ürituselt puudu. Aga need on inimesed, vanemad inimesed ja ma mõtlen 5 aasta jooksul, mis on Eesti vabadust või on, mere poole näoga veel ei vahitakse merd, eks ole, aga merega ei osata suhelda. Näiteks isegi paadiga kalda peal, inimene ei oska paadiga käituda, ta teise mehe autot ei lähe käppima ja vastupidi või on ka ju, eks ole. Aga need paadiga ta ei oska käituda, ei oska merele minna, ta ei oska tahta merele minna. Et selles mõttes on meil see kõik tühi maa. See 50 aastat on ikka liiga palju tähendanud selles mõttes. Kuule, aga siin olid niisugused dünastiad nagu Tiidemannid ja Kristenbrunnid, eks ole, ja palju neid siin Käsmus tänapäeval elab neid Tiidemanne ja Kristenbrunne, ma olen alati mõelnud selle peale. No see põhiline on see Kristenbrunn. Tiidemann oli siis Kristenbrunni väimes, 2 põlvkonda siin üldse elasid. Aga nüüd 3 päeva tagasi või 2 päeva, pühapäeval oli Kristenbrunnide suguvõsa oli nagu kokku tuli, 20 inimest olid Kanadast, olid Ühendriikidest, olid siin kohalikud mehed, nii et ja siin kohal elab veel neid on 4 meest elab siin, veel 4 peret ühesõnaga Kristenbrunne. Ja Tiidemanni vendade lapsed ja lapsed. Sest et Tiidemanni sugu on kõik Kanadas ja seal on 3 naisterahvast, minu arust naist on seal, kes nemad läksid ära.
Aga eks see ju kõik, Käsmust läks 150 inimest läända. Meremehed läksid enam ja siin 2 kaptenit vist jäi või 3 kaptenit. Need läksid Siberisse, tulid Siberist tagasi. No Ristenbrunn oli Karu-Tänavaal oli veel õppejõuks. Ja, ma tean, jah. Elujõuline rahvas oli siin, elujõuline, aktiivne ja viisarahvas. Sellest ma püüdsin kirjutada sellest merendus aastaraamatust, nüüd see Kreem sellised, mis see Käsmu fenomen, eks ole. Seda on küllalt raske lahti mõtestada ja ma olen püüdnud omal seletada, aga tihti, kui on suvitajad, kes siin käivad, siis sinna lisandub veel mingi müstika, et Käsmul on eriline aura. Noh, ma ei tea, kas on merega või metsaga seotud või kividega, siis on nii, et... Vaata, tead, ma olen, ütleme, seda merendust uurinud ja uurimast, eks ole, ja minul on ka Käsmu kohal on, tead, niisugune eriline aura, eks ole, see sõna Käsmu, see minu teadvuses tähendab midagi rohkem kui üks rannaküla nimi või, eks ole, see on... No, tead, muidugi ikka Põhjaranniku merenduse kandja oli Käsmu ikka pikka aega, eks ole, Käsmu merekool ja ma arvan ka, et seda kiitma ma kelgin küll, ega sellega siin üle pingutada ei ole. Need mehed olid ikka haardega mehed. Haardega mehed ja tead, kui tänapäeval minna, ütleme, Käsmu surnuaiale, Käsmu kalmistule ja vaatad ja nende vanade laevameistrite, laevaomanike hauaplaate ja tead neid laevade kujutusi seal, tuleb eriline tunne, tuleb sisse veel, seda peab olema väga tuim inimene, kui sa seda asja kui sa sealt midagi ei saa. Huvitav, see ongi, et alati küsitakse, kus Käsmus see surnuaed ja kaptenite surnuaed seal ikka käiakse tõesti ja see on, ja muidugi vene intelligentsist on päev, eile just arutasime siin, väga palju on seltskonda käinud siin ja nemad on oma laengu saanud ja ei ole see ka isegi merega seotud, eks ole, on lihtsalt siin merd vaadanud ja mere ääres käinud. Nii et ma olen ise bioloogina, ma ei ole müstik, aga siin on ajalugu ja siin on traditsioonid ja aga kahju, eks ole, kahju, nii kaua see kinni oli see meri. Nüüd peab hakkama uuesti jälle lastest peale. Ega täiskasvanud inimesi, kelle see tõmmet ikka ei ole, seda ei tea sinna mere äärde. Meri on oma karmid reeglid ja see on oma asi. Ja lapsepõlves peab olema ikkagi... Nakatus peab ikka tulema. Pisik ja noh, mingi seletamatu asi. See on nagu see, keda kisub vee poole, keda metsa poole ja ma ütlen ka, et tundub niimoodi, et Eesti rahvas on siiamaani taarausuline või ikka see loodus tõmbab. Keda mets, keda vesi, keda tuli, keda meri, eks ole, see on... Ainult, et inimesel peab olema sees, hinges peab olema need õiged keeled, eks ole, mis siis helisema hakkavad, eks ole, et on ju küllalt inimesi, keda ei liiguta ju mitte midagi, ei mets, ei meri, ei loodus. Ta käib siis kõrtsides ja seal. No jah, saab seal oma elamus. Aga on ka niisuguse mehi, kui küsisid, kas ikka võib merele minna ikka 5 aastat on möödas või 6 aastat, kas ikka igale poole võib kohe merele minna. See teadvus on ikka nii raske tulema tõesti, et meri on ju vaba. Muretse paat ja päästa rändas ja päästa öö, selle päästa vest ja palun mine. Muidugi, eks ta see varustus on siiamaani kallis ja kui ta meri nüüd toidaks, siis oleks ka rohkem käijad, aga merd ei olegi. Praegu on nii, Tartu Ülikooli ihtioloogid siin teevad analüüsi ja mehed ütlevad, et kala ei ole, mehed ütlevad, teile kala välja 1000 krooni eest umbes. Ahvenad, mida Läänemaal ei ole. On üle püügiga juba ära püütud. Nii et selles mõttes. Ma vaatan, et siin mõned. Jah. Et jah. Käivad mul siin igasugused, kes asja ei tunne. Spetsialistid arva, siis oleks meisugustel sinusugusega oleks rääkida, me vist võiksime jah. Aga igaühel oma kiire tee, eks ole. Igaühel, küllap need ajad tulevad ka. Läheme joome veel kohvi ja siis läheme teeme ühe teo ka siis. Jah, teeme mehe teos. Pundi on olemas. Tõmmati ka merre ei läts, pandi üle kiilu, eks ööpildis. Teine on väga Tropiga kiivade, see on toll, vabadegi toll. Ja torgimütsegi oli külas oma jagu, tuletõrjel veel ja kapstenimüts, eks ole, tuletõrjemüts, postiljonil oli müts ja nii oli oma jagu.
mida sa siit või olgu, seda sa tunned asja, aga sellega võib ju veel küsimus tekkida, eks ole. Tead, see võib tõesti küsimus tekkida. Seda nüüd ära ei arva, sest seda peab tõesti teadma, see on nii eksootiline asi, see on kusagilt mujalt toodud Eestisse traditsioon ei ole. See pidi nuusktubakadoos olema. See on kõrvits, eks ole. Ahah, pudelkõrvits. Vaat oli niisugune kõrvitsa liik, pudelkõrvits. Ja see oli niisugune kork oli ka peale, mina ei ole näinudki, kuidas see tarvitakse nuusktubakaga. Ja siis nuusktubakaga pandi siia niimoodi ja raputati ja siit siis nusati. Seda jälle sina ei tea. Nuusktubakad just niimoodi raputati siia peale, siia õnarusse. Nad panevad seda, rootslased kasutavad panevad hamba seda närimistubakad. Ja, see on keele alla või sinna uule alla. Nuustubak nuusutada siin. Praegu saime mõlemad kasu. Mina sain teada, mis see on ja sina said teada. No seda sa oled näinud muidugi, jah. See on see pillihali. Jaa. Nüüd on, jah. Jaa, aga näed, ega seda paljudes kohtades ju ei ole ja... Kõik peavad seda abemi ajamist pintslik, eks ole, aga pigihari, see ei ole pigiga tehtud, see on kuidagi teisiti tehtud, eks ole. Ma ikka nägin neid. Abi on ka erialade kaupa, et arsti meedikutel ikka näitan, et vuntsirohi on põhiline, eks ole, põhiline. Meremeeste rohi, eks ole. Mõni küsib, kas pani vuntsi kasvama, muidugi vuntsi kasvama, eks ole. Kes nende pisikeste autorid sul ka on? Tartus üks diisleriks mees, aga näete, minu see vaba esituslaad on niisugune, et lapsed vaatavad ära nad filmid. Ma pean iga aasta neid restaureerima jälle. See on Tantsigi koge ja siis on Newfoundlandi oma ja siis on see Vene Viking siin. Mind see puri ajalugu huvitab. Aga see on niivõrd ohtlik teema, et üks mees uuris ju siin ka Eestimaal ja nüüd on president, eks ole. Ega see võib halvasti lõppeda, eks ole. See võib halvasti lõppeda. Või kõrgele kohe. Ei, või tõsiselt tegelema hakatagi. Aga sellepärast ma hakkasin see haabiast ka pihta, et mind huvitab see evolutsioon, kui ma bioloogina, eks ole, kus see pihta hakkas see laeva areng, eks ole, selles mõttes oli ta huvitav. Aga see on see Kristjan Bruni vandid. No näed, need kõrguvad veel. Päris surakad. Ja. Neid on ka terve jagu. Sa meremuuseumis oled näinud see Kaljase mast, mis meil läheb läbi mitme korruse, eks ole. Ja me ei saanud seda kuidagi moodi kätte Hiiumaalt. Tähendab, see laev oli mädanenud ja see kapten, see laeva omanik oli 85 aastat vana, eks ole. Ja sellest Kaljasest oli tal ainult üks ainus mast säilinud majad ja rajast all rippus niimoodi korralikult oli, eks ole. Üks ainus mast ja siis meremuuseum Bruno Pao käis seda seal palumas, kas me saaksime selle omale ja vana appi ütles niimoodi, et ei veel ära anda, et äkki läheb veel vaja. Ja niimoodi ta mõtles siis aasta või 2 ja siis ükskord ütles, et ei, vist ei lähe enam omal vaja, et liiga ära. Mina mõtlesin, kust ta selle said, ma ei osanud küsida, aga ma oleks hea meelega õueski paneks, aga õues ta ruumis on parem muidu. Ruumis on ta parem, jah. Muidugi me oleme sunnitud ta lühemaks tegema. Vaata, 85-aastane vana mees, ei täi ära anda, äkki läheb veel omal vaja. Mul käis siin üks vana papiga oli 90 ja ma mõtlesin, et laeva ehitus keegi enam ei oska. Mis te vennad jamate ka, võtke kirves ja hakkage raiuma. 90 aastat, ja niivõrd entusiasmi tähistab. Ma kui koolipoistel ütlen, et vennatele. 3. klass on läbi ja hakkake tegema. Tormilinnuga ehitajaks oli 3 aastat koolis käinud. No, siis narrid poisid, poisid vaatavad, et no mis see isa on, et vanaisa on päris rumal, eks ole. Mõtlesin, aga ta ei julge selle mehe kõrvale seista, kes selle laeva tegi. Vaata, selle tormilinnuga on oma ettelu, me võiksin palju rääkida. Meil on muuseumis tormilinnu mudel, eks ole. Ja igal pool on räägitud, eks ole, et tormilind oli sihvakas ja kõige kaunima kujuga. Ja kui me vaatame meremuuseumis seda mudelit, siis näed, et üks töntsakas, eks ole, niisugune... See on tormilind. Niimoodi. Ja tead, eks ole, mis selle tormilinnul on õieti paika pandud. Tead, veeliin. Vaata, meremuuseumi tormilinnul on küll põhipunane ja ta on niivõrd madalalt, eks ole, ja see kõrge valge parras, eks ole, ilma veeliinid selle kohata teeb selle visuaalselt, teeb selle laeva tönsiks ja koledaks. Ja me just seal arutasimegi, et kui tal oleks ainult see veeliin markeeritud, nii nagu siin on rohelisega, eks ole, laeval on hoopis teine nägu, hoopis teised proportsioonid. See on visuaalne, tead, pette. Pette lihtsalt, mina ma siin vale on seal tekkel. Ei ole, see on kõik õige, kõik proportsioonid, kõik on õiged, ainult kuna puudub veeliin, siis kõrge valge parras, eks ole, teeb selle laeva tönsiks ja kohmakaks, aga siin on see hoopis teine. Ma vaatasin isegi veel pildi peal võrdlesin, et seal tundub ka, et kere on nii suur ja kuidagi...
aga kui sa järgmine kord tuled ja vaatad, et siia peaks tõmbama veeliini ja siis vaatad, mis jääb ülespoole veeliini, eks ole, siis näed, et oi, kui ilus laevakuju. Selle mehel olla joonised ikka olnud. No. See on viimane kapten, eks ole, ta varjas ennast siin sõja ajal ja oli teinud siis aasta aega ja see oli nüüd kuuris vedelendse ja kusagil ka. Aga seda ma ikka eputan ja mul oli ta ka laua peal, aga poisid vaatavad ära. Ja klaasi taha kaob see niuke intiimne kontakt ära. Et niisuke, nüüd ma tõstin ta üles. Ja ei, siin ta sobib sellest, et... No muidugi spetsialistile vaadata. Laevade lakk riputamine on ju väga vanapoolne, selle kirikutes ju... Oli ikka kaptenil, oli ka ikka laevas ju tehti, laevas nüüd, aga kodus oli ikka oma laevamudel oli kodus. Ja muidugi pandi ka kirikusse, eks ole, mis on vähe Eestis nüüd. Eestis on vähe säilinud, jah. Ei, sina... Sealt oligi üks asi mulle meelde, ma pidin kirikulaeva mudelist on mingi juttu, tuli meelde. Ja. No, ega me siin kõik juurde täna peale juba... Ega sa ju näiteks laevaanituseks oli kasutus seda kirjast ka. Teate, rohkem on ta liitrikirjast. Ja, mina mõtlen ka. Ma selle vabandusega olen pannud, et selle metsamaterjali veeti ka liitreid ja see oli, millega siis ette valmistati selle asja. Vaevaehituse kirjas on ta liiga raske. Sellega oli ka küll just silut. Ja, võib-olla ka silut, jah. See viimane kihv oli, algus oli väiksem kirvega oli jämelaast ja siis oli üks vets, kes lõi sellega või siledaks laua. Algus ma võtsin sellega jämelaast laiume tehta või silumine. Nüüd küsides. See on see kiirudega tehtud. Kistud laud. Soo, see on kistud laud, jah. Laeva jaoks niisugune tase ei sobi, ta peab olema ikka parem. Ja. See on kistud ja siis teda on natukene siin. Siin on ta lausa kirvatöö. Aga kas sa tead, mis ajal see laud on niimoodi kistud lauda kasutati? Tead, see on Tallinna linnast, ma panin ühest maast keskaegsest majast pihta. Tehnoloogia midagi see... See on merekooli poiste tehtud mudel, see on niisugune natuke otsitud ja see oli väga imelikute kujudega, imeliku kujuga purjed ja... Aga tundus mulle niimoodi, et iga klass võib-olla tegi ühe laevamudeli kui navigatsiooni siin või see... Võib-olla nii. See oli kasut, ma sain. Sest see on näha nagu midagi asja tundmatu, ma ei tea, hiljem seda õpetad, ei oleks vaata palju midagi viibreid on ja vaata, kuidas mastid, kuidas siin on, urjed on eemal nii palju. Ja siin puuduvad tead need võrud. Oma primitiivsuse võru on tas olemas. Primitiivsuse võru on tas olemas, jah. Ei, muidugi. Ega siis... See on ise tehtud asi ja ise tehtud asi on... See on vanaisa vaja seal leinad, eks ole. See on kirvega tehtud. Kirvega tehtud. Ja metsavaat tegi, no kas ma metsavaat, et ma teen sulle Aarnendele mudeli, mul ei olnud piltigi sellest asjast teinud selle ajal. Et ma mäletan, siin üks oli mul vahepeal, siis tuli välja, et poeg oli vanaisa tagant ära toonud ja viidi tagasi ja sellega niisugusi tekib niisuguste olukordi ka. No eks enne seda, kui sina hakkasid siin seda asja kokku koguma, eks siit käis läbi igasuguseid aferiste ja mehi ja kollektsionääre ja... No ja isegi meil Tallinna Meremuuseum käis läbi, eks ole? No Tallinna Meremuuseum, palju asju on seal ka. Ma ei tea, kui palju siin, aga ma olen paljudes rannakülades niimoodi vanadega inimestega rääkinud, nad ütlesid, ei käisid Meremuuseumi noored siin ja ma andsin neile seda teist ja kolmandat, kuigi eks ole, minu Meremuuseumi noori ei käinud seal, nii et... See teie suur laev. Jah. No umbes jah, midagi... Mõlemad majad ka. See oli hea. Seda pilti mul ei ole. Näed, kui sa siin teraselt vaatad, siin on need Kristjanbruni... Nii, jah. Näed, siin on veel põhja... Vana mõttes mulle, et see oli kole asi, et kui see vana laev järve tuli ja siin jääti, et siis see ulus ja torm ulus seal nendes pantides veel takkaega ja siis oli vastik kuulda. Peaks kusagil olema selle aeg, näed, Liisa on siin. Ta on veel, mastid on maas, eks ole. Aga ta on juba põhjas kinni seal. Ja sinna ta jäi ja hävis ka sulle tormid ja jäätarv ja need purustavad jubedad. Kas põlema on pannud seda? Ei pandud. Ei, see kõigepealt, mis üks vanad laevad on ära häbinenud. Nad ju kööti ära, eks ole. No jah, muidugi jah. See on küll paljud asjad niimoodi läinud. Mere ääres see korjamine, puidu korjamine oli, see oli... Jaa, kust need
maalitööst nimetada, kust pärit on? 71 tehtud, ei see on ikka, ikka 71 aasta, see maad on nüüd, vaata ka, 71 aasta tehtud, 72 on see on akse reis Tartust. Nii, see on Tallinna Sadama. See on niisugune, ei ütle, et abstraktne on, aga ta on niisugune, tema on niisugune visuaalne pilt sadamast, ta ei ole seda. Tema nägemus, jah? Jah, tema nägemus. Ja siis ma mõtlesin, et see Puksel on veel peal, see Puksel ongi ajalugu. No muidugi, jah. No minu silma jaoks natukene, natuke kirjuvalt. Ei, no selgelt, no siin on natuke näha. See on kunstniku nägemus, selles mõttes või niisugune. Ja siia ta läks, oloriidid läks tõesti sisse. Sest see on vana, see on vana nüüd vaja originaali. Ma Tallinna Sadamat tahad näha võib-olla. Mul on vana meikaart. Vana meikaart, jah, ma näed. Autos on peal. Jaa, ongi, jah. Ja see? Nii, et kui ma ära hakkan jääma, siis ma konfiskeerin selle. Seda on seda väärt, jah? Seda, jah. Meie jälgedega kaart, see on rariteet. Ja terve pakk meie asju läks paar aastat tagasi kusagil antikvariaadis või kusagil niimoodi, mina sain vist 2-3 asja. Nii, jah. Säilitati minu jaoks lihtsalt üks mees ütles seda, et ma riskiga võtsin, et kas sa ikka tahad, eks ole, aga terve arhiiv oli olnud, meie arhiiv. Kes selle sinna kusagil liiklusturu peal. Märkas, jah. Eks sugulased tõid välja ja nii, see... Mul on muidugi, mul läks klaas katki, mul oli klaasjalda, ma pean uue klaasi panema siia. Inimesed tulevad vaatavad, et toetavad, laksti, klaas katki ja seda see ei tohi ilma klaasita ollagi, selles mõttes ta on nii. Seda ei ole Tallinna Sadamaga, pole näinud niisugust asja. See on nii palju muutunud see asi, et 1913, jah, seda, jah. Ja see on tehtud, tal on oma märkused peal siin ja mul on sellest veel, tema omad on veel Tallinna reid on ja siis natuke laiemalt ka on ka olemas. See oli huvitav, mis see materjal endast kujutas ja kuhu see läks, aga eks ta ühel peal tuleb välja, peast ta kollektsionääride käes on ega siis. Ja ükskord. Tema poeg oli see meredimisjoni üle, mis Siberisse läks. Ja. Tükk aega ma vaatasin, kuidas see ruum oli, aga vaata selle koha peale selles ruumis on üks kaardikäpp olnud. Seal on ikka näiteks on näha, et see väike astri on see. Ja. Ja kelle pärast see on, kus see pärit on see? See on, ma tahtsin Otterpäält kujutada. Otterpäält ostsid, jah. Seal ei teata, mis asi see on. Kas tead, kus tehti Eesti parimaid kiiktoole? Aksisaare peal. See on nii nagu väike Prangli. Ja see Aksisaar, sa kujutad ette, milline vitaalne rahvas seal elas. Sellel pisikesel Aksisaarel, kus oli 5 peret oli, seal oli oma laulukoor, seal oli pasunakoor, seal oli kool ja seal tehti oreleid, harmooniumi tehti ja need aksimehed käisid, eks ole, pikki rannakülasid ja kirikutes ja käisid harmooniume häälestamas. Need samad ja siis nad tegid, eks ole, Põhjarannikule tegid väga palju paate, head paadimeistrid olid ja parimad kiiktoolid. Ma olen kuulnud, tehti Aksisaarele. See oli Soome tüüp ikka ja üks Aksisaare noorik on siia Käsmaa kellunud. Klaamas. Klaamasid on, see vist kas ei ole seal? Klaamas on tegelikult Rammusaare suguosa. Klaamased olid Rammusaarel, aga ma olin siin heades sõbrasuhetes ja pikaajalises kirjavahetuses vana paadimeistriga Harald Aksteriga, kes on Aksisaare mees, kes siis Aksisaare... Harald on nüüd fotograaf. Jah, fotograaf. Harmoonium ehitatakse ja tehakse ja häälestatakse ja Aksisaarel toodi muuseas esimene Eesti paadimootor ka 1905. aastal. Toodi Soomest Aksisaarele. Järgmisel aastal või ülejärgmisel aastal sõitis teine Aksisaare mees oma purjepaadiga sõitis Potne lahte Vaasa linna ja läskis oma seale panna paadimootor sisse. Kui isegi tänapäeva, ütleme, kaugsõidu jahil sõita praegu Potne lahte Vaasa linna, see on kaugsõit, aga tolle ei kaarti, ei mitte nõhtud, eks ole. Ja üks Aksisaare mees sõitis läbi Turu Saarestiku, otsis üles Vaasa linna, et oma paadiga eestlastel ka, see oli väga uued asjad lähevad väga peale. See pääseb kõik Euroopa esimest tegi väga palju küsimust. Läheb sugeduma minna. Aega on vähem.
täiskastööga. No, mina olen täiskasv. Jaa, sul on märgülikond või? Jaa, Kalipso, jah. Ahah, ja, no ma olen juba märjast ülikonnast välja kasvanud. Ja. Mul on vana spordi tegemise ajast jäänud veel vana ülikond. See on mul vist... Aga tähendab, ühesõnaga seal on tead niimoodi, et tuleb kaldalt sisse minna ja sinna juurde. Ma ei tea, kas siis peab oma... Lähme sinna sauna juurde. Lähme sauna juurde, jah? Ja, ma võtan oma ülikonna kaasa. Jah. Aga ma panen siis täisülikonna ka. Ma vaatan palju siin dinamod on. Muidugi. Kuule, aga sinna saab auto oligi või? Jaa, see on sauna juurde seest otse. Jah, hea küll. Lähme vaatame siis, teeme selle asja ka ära, siis on asjad tehtud.